kaua aega juht või ka jõudnud, ma arvan, teatud etappe oma elus, on hetke aega vaadata, mida noor põlvkond õpetab vanemale põlvkonnale. Sest alati on võimalik õppida, aga kuna aeg on nii kiires muutuses, siis ma arvan, et on aeg kogeda seda, mida noorematel on õpetada ka vanematele. Ehk võtta kaasa see mõtlemine, mida võib-olla hetkel ma ei oska, on kindlasti eriti sotsiaalmeedia vallas, mida ma ei tea ja mida ma ei oska tunnetada, sest ma olen teine põlvkond. Aga et iga päev teha tööd kasvava põlvkonnaga, siis on oluline hoomata ja tunnetada, mida neil soovib ja millises suunas areneb uus põlv. See tõi mind tegelikult siia programmi ja põnev inimene, kes minu teekonnale sattus ja ma väga tahaksin kogeda, kuidas me temaga koos oleme selles programmis. Et ma aeg-ajalt oma meeskonnas toimetades või kui ma üldse mõtlen näiteks kas või nagu eelmise perioodi peale viimased 2 aastat, siis ma avastan väga sageli, et just nagu noored inimesed minu ümber on need, kes avavad minu mustreid ja võib-olla minu selline soov on kogeda jälle nagu väga metoodiliselt, et mida üks noor juht, kui ta vaatab mind, kellel on ikkagi selja taga juba mitukümmend aastat inimeste juhtimist, et siis mida ta mulle soovitab selles moodsas maailmas, kus tõesti tempo, teemad, viisid, kuidas me oma eesmärki saavutame, et mida lihvida, mida avada, mida panna oma võimaluste ringis nagu nägema. Et mis on see miski just, mida hakkaks avama näiteks minu mentor, kes on minust palju noorem ja kellel on võib-olla palju värskem vaade, kuidas asju ära teha, kui palju tõhusamalt, kui palju võib-olla nagu kuidagi huvitavama või värskema vaatenurga alt.